See ei ole siis midagi muud kui kuulus Pärnu lahe tint. Ma ei tea, kas kuulus Raio Piiroja on isiklikult püüdnud selle täna hommikul. See on värske täna hommikune tint, ma saan aru. Ja täitsa võimalik, et üks tema tintidest. Miks te seda tindifestivali siis õigupoolest teete? Kas seda huvilisi on nii palju, kes tahavad kõik seda süüa? Huvilisi on ja huvilisi tuleks kindlasti juurde ja ta on selline äge kala, valge kala, kes tuleb kuuks ajaks, aprillikuus oma kurgilõhnaga ja peale aprilli kaob, nii et miks mitte teha just temale festivali. Kurgilõhnag on tõesti siis või? No mitte mingit kurgilõhna siin muidugi ei ole, aga siin on... Sellepärast ei ole, et nahk on maha võetud. Jah, et siin on palju pandud ju maitseaineid ja muud asju veel juurde kurgi järgi ei saa lõhnata. Miks sina, Indrek, kes oled ju raadiomees, Winnipuhhi-mees, oled suur kalahuviline ja kaasa arvatud ka tindihuviline? No eks maitsev on selle pärast ja ma ütlen sulle seda, et toores kurgilõhn on ongi toorel värskelt püütud meritindil. Et kui sa teda termiliselt töötled juba või ka mingi äädika või mille iganes sidrunihappega, siis see kurgilõhn kaob ära. Aga selline päris värske kurgilõhn on siis, kui ta on merest tulnud ja toores. Me palusime sind siia siis appi seda sööma ja maitsma oma eksperthinnangut siia siis andma. Mis põhjusel sina tinti oled püüdnud ja valmistanud? No ma olen teda saanud kaasa püügil, et ta on jäänud võrgu külge paar tükki, et ma ise spetsiaalselt ikkagi tinti püüdnud suurte kalama. Sa käid nagu kalal päriselt, võtad õnge kaasa? Käin õngega, olen ka võrku pannud, et igat moodi ja väga meeldib ja saab kõhu täis, sest et ega paremat toitu kui värskelt otse merest tulnud kala, ega väga ei olegi. No ma arvan, et ma olen väga palju seda asju oma elus söönud. Ma arvan, et sellist samast meritinti kunagi elus söönud ei ole. Et kui tuntud või armastatud kala see siin Eestis on, kui seda festivali korraldate ja tahad, et inimesed läheksid restoranidesse sööma, siis kas nad teavad, mis see on? See on tuntud Pärnumaal, väga tuntud, aga ma näen, et see vajaks nagu rohkem tuntust, et kindlasti paljud, kui Pärnust välja rännata, mitterannaäärsed inimesed ei tea tast mitte midagi. No jah, ainult see kurgilõhn. Aga sa võtsid ju väga suure riski. Mõtle, kui me nüüd ütleme seda, et see on ju toores täiesti, jah? See on toores, jah. See on Carpaccio stiilis tehtud. Sa ise oled proovinud või? Jah. Ma üle mõtlesin selle välja ja see on väga maitsev. Millega siis see on? Lihtsalt võtsid filee ja mis sa siia peale panid? Nagu ikka, sool, pipar, filee, siis tegin sellise mõnusa kastme oliivõli, peterselli, küüslaugu, tilli, kunkmaadiga ja panin siis granatõunaseemneid sinna peale ning kaunistuseks ja ka väga heaks desserdiks on seal keskel meritindi mari. Imeline. Ma mõtlesin, see kartulipuder, aga ma arvasin, et ei ole. Indrek, sa just meenutasid, me oleme Indrekuga kolleegid olnud, töötanud ühe saate juures siin samas Eestil. Sa meenutasid meie esimest rooga, mida me koos siis sõime. Tuli meelde, jah. Eelmine kord, kui mind kutsuti sööma midagi, siis me sõime rotti. Siin. Ja rott ei olnud üldse halb, eks? Ei olnud, rott oli kanamaitsega suhteliselt vähe maitsestatud ja mul on meeles, kui siin kodanik Reikup võttis siis roti ja hammustas, siis sõrmed tegid niimoodi. Minu sõrmed või roti? Roti sõrmed ikkagi. Sinu sõrmi ma ei jälginud sellel momendil, aga nüüd on muidugi märksa parem, sest et meritinti iga kell. No see oli ka kõige parem rott, mis ma pole parimat rotti kunagi elus söönud. Sama siin. No nii, aga ole siis lahke, palun, et proovi siis värsket meritinti, et kõigepealt siis see värske toores ja siis see praetud jääb siis nagu selliseks leivarumbiks. Ma saan see praetud, tavaline panni peal praetud, krõbedaks praetud tint, see on selline nagu puhas tindiklassika. Jah, ta on klassika, et lihtsalt munajahu seest läbi ja pannile. Mina tegin ta natukene eksootilisemas võtmes, et kasutasin maisijahu ja paskikastmes enne marineerisin ära, et oleks pisut selline võib-olla hõrgum, aasiapärasem. No kui te ise olete kokk ja peate oma restoraniks, te viitsite tegelikult selle tindiga jamada, sellepärast on väike ja tüütud, seda palju mehkeldada ja lõpuks tulemus on nagu räimesuurune. Ma ei ole kokk, aga mul on sportlik huvi kalade vastu ja mulle meeldib teha hooajalistest kaladest eriti erinevaid roogasid ja see võimalus on ju täpselt aprillikuus, kui on hooaeg. Mis sa ütled siis? Mulle väga maitseb. Kohe on tunda, kala on värske. Aru saada kohe, et struktuur on tugev, tihke ja väga maitsekas on see sama marinaat siin peal. Ma alguses mõtlesin, kus siis pipar jääb, et kas pipart ei tulegi? Tuli küll ja väga maitsev on ta küll, aga ma pean ütlema, et selle kala enda maitset on nagu suhteliselt vähe, et see kogu see ümbris annab selle maitsed, et see on nagu selline hea tooraine, mida on kerge maitsvaks teha, kui oled väga osav. Jah, aga ta on hea, ta on puhta maitsega, võib-olla see tuleb nagu hiljem seal esile. Aga kas te üldse teate, miks ta kurgi järgi lõhnab?
sööb kurki ilmselt meres, seal merelahes palju, mis seal ikka muud on? Meritindil ja kurgil on molekulaarne side, et neil on üks ja sama aromaatne komponent, kurgi aldehüüd. Vot kurgi katsub mul ära libistada ja nüüd siis see klassika. Ma saan aru, et sa soovitasid sõna otseses mõttes näppude vahelt süüa, jah? Ja näppude vahelt süüa muidugi. Jätsime sinna puhastamisel ka marja sisse, nii et sisikond on väljas, aga mari on sees. Ja lihtsalt... Ja võib täitsa koos selgrooga, nii et... No see on suurepärane, see on tõesti oivaline kalamaitse ja erineb ta tegelikult räimest päris tugevalt. Ta on mahedam, teistsugusem ja krõbedus on ka siin täiesti sees olemas, jah? Ja väga hea mahlane ja krõbe üheaegselt. On ja paneeringu sees on ka mõnusalt sellist teravust, aga mina näiteks teen kevadisi kalu nii räime kui tinti praenga absoluutselt ilma igasuguse paneeringuta. Õli hästi kuumaks ja surt ühelt poolt, teiselt poolt natuke on mega ja ei lagune sugugi ära. Kui on värske kala, ei lagune. Kui on juba seisnud, mis see kala siin maksab, kui ma tahan tinti osta ise endale teha, siis palju kilo eest välja peab käima? Ma arvan, terve kala leiab äkki poodidest ja turu pealt, enamalt jaolt turu pealt selline 4,90, 5,90, sõltub, kui palju teda tuleb ja kus maal hooaeg on, et võib kodamalt. See tindifestival tegelikult Pärnus tähendab seda, et kõik restoranid või paljud restoranid pakuvad siis tinti sellel ajal. Kas restoranid tulevad hea meele selle algatusega kaasa? See oli üllatus, jah. Ma olen muidugi ülimalt tänulik neile kõikidele peakokkadele, et nad võtavad sellest projektist osa ja hetkel on juba pea 22 restorani liitunud sellega, kes pakuvad siis selle 2 nädala jooksul ehk 3 nädala vahetust hõlmaval festivalil vähemalt ühte meritindi rooga. On ka sellised, kes pakuvad 3-4 rooga. Nii et... Aitäh teile tulemast, igatahes Indrek Vaheoja soovitab. Väga soovitan, väga hea on. Aitäh teile.